Tere tulemast Musta Kassitaru lugemisse Kalad. Siit tuleb lugemine teile nädalaks 19–25 jaanuar. Ma olen teile siia valmis pannud 7 kaarti ja vaatame, mis neil kaartidel teile siis selleks nädalaks öelda on. No teil on superkaardid, ma ütleksin seda. No nädal algab siin õigluse kaardiga ja kõrval on raske koorem. Siis 3. kaart on enda seisukohtade kaitsmine. No mina saan sellest asjast niimoodi aru, et teil on siin mingisugune jama, kus te peate ennast kaitsma. Õiglus on teie poolel. Teile tundub, et see koorem on teil liiga raske, aga edasi on võiduvärg. Et siin on see sahude kaart ja oma võidupärjaga. See näitab mulle seda, et kogu see jama, mis teil siin on, kus on õiglus mängus, raske koorem ja enese seisukohtade kaitsmine, lõpeb teie võiduga. Mis iganes olukord te on, õiglus on teie poolel ja see õiglus on mustvalge. Seda õiglust ei saa nagu mitte keegi petta, et maksan rohkem raha ja siis tehakse otsus minu kasuks. Sellist asja ei ole. Õigluse kaart seda ei luba. Kaitske oma seisukohti, jagage oma koormat, mis iganes see probleem on, ma ei tea, mis see on, aga ma tean seda, et teie tulete sellest puhta nahaga välja. Te tulete sellest võitjana välja. Siin on mingisugused rahalised küsimused ja no raha on, siin on müntides, raha on teil küll ja siin on müntide 4. Müntide 4 ütleb, et kui te selle raha kätte saate, siis te selle raha otsas istute ja sellest rahast mitte keegi mitte midagi enam ei saa. See on see kitsimehe kaart, kes oma rahasid ei taha tuulutada. Ja viimane kaart on karikate äss ja karikate äss on minu jaoks külluse karikas ja kui teie külluse karikas ajab üle, no siis olete te vägeva võidu saanud siin nädala alguses oleval jamas, mis iganes jama see teil on. See on niivõrd vägev, see võit on teil nii suur, et te võite seda tõesti tähistada, et te saavutate kohe väga-väga suure võidu. Ma ei tea, mis asjad teil siin käsil on, aga no see tulemus on super. Teil on lihtsalt super tulemus. Kui teil on siin 2 ässa, no fantastika. Külluse karikas ajab üle, raha on nii, et peate selle otsas, saate rahulikult istuda ja võite helgelt tulevikku vaadata. Teil tuleb lihtsalt loota selle peale, et õiglus on teie poolel, kaitsta oma seisukohti, jagada oma koormat, kui see on võimalik, ja nautida seda võiduvärga, te olete võitjana sellest olukorrast väljunud ja las siis need olla kadedad, kes teile selle jama kokku keerasid. Et ärge laske ennast segada mitte millestki, nautige oma võitu, nautige oma raha, nautige oma küllust ja jagage seda siis oma lähedastega, jagage seda võidurõõmu oma lähedastega. Jah, võib-olla neile siis midagi sealt äkki tuleb miski hea, tellige mõni hea õhtusöök või tehke muud head, käige kusagil koos perega, et nautige nädalavahetust ja oma võitu. Tulgu teil tõesti imeline nädal, te olete selle ära teeninud. Kohtume järgmisel nädalal.